Nüüd siis aga juba B-finaal, kus juures tuleb meelde tuletada, et finaalsõitudest tuli võistlejatel läbida juba 6 seda rasket ringi. B-finaali esimene stardirida number 22 Marek Piigli, number 49 Marko Kurba Hiiumaalt, number 51 Leho Laidver Võru, teine rida number 42 Aivar Teder Viljandi, number 50 Tiit Toots Võru, kolmandast reast number 47 Urmas Lott Viljandist, number 28 Allain Karuse Valgast, temaga kahjuks B-finaali sõitma ei tulnud, number 29 Ingar Sassi Valgamaalt ja viimasest reast C-finaali võitja Aare Teder ja C-finaali teine number 44 Maanus Pärd, tema oli siis Tartumaa mees. Ja nagu võib-olla numbritest ja meeste nimedest oletegi võib-olla aru saanud, sest tegelikult ju autospordis antakse võistlejatele numbrid välja eelmise aasta tulemuste põhjal ja nagu kuulda on olnud ju tegelikult need numbrid on üpris suured, see tähendab seda, et tegelikult mehed Eesti meistrivõistluste selle aasta arvestuses väga kõrgetel positsioonidel ei ole, vaid liidergrupist oli kohal siis nagu öeldud Aare Teder, kes ka selles sõidus kaasa sõitmas on. Ja võistlust on juhtimas number 22 Marek Piigli, tema on Kadrina sõitja ja sellel aastal on tal kirjas vaid 6 punkti ja seda kolmandat etapilt, mis sõideti 4. juulil Tapal. Number 7 ja Aare Teder, tema on sedas võistluses hetkel siis sõitmas 4. kohal. Number 47 Urmas Lott, Viljandimaa mees, tema tõepoolest sellel aastal veel punkte, nagu öeldud, juba kirja ei ole saanud ja selles sõidus on ta hoidmas tublit 6. kohta. Marek Piigli ees ja tema järel on juba siis koha võtnud sisse number 50 Tiit Toots Võrumaa mees ja number 51 samuti Võru sõitja Leho Laidver. Nemad kolmekesi siis klaarivadki selles sõidus need 2 kohta, kes peaksid siis edasi pääsema juba nii-öelda põhifinaali ehk siis A-finaali. Kuigi jah, tagantpoolt kohtade pärast käib tihe duell, sest kunagi või teada, millises kohas, millises kurvis mõni auto kinni jääb. Number 29 Ingar Sassi parandab iga ringiga oma positsiooni ja saab päris juba liidergupile kannule. Aare Teder teeb tublit sõitu ka selles B-finaalis, kuid kahjuks tõepoolest nii hästi nagu C-finaalis, kus mees lausa tuiskas ja tormas selle raja läbi, tal ei lähe. Ja nagu näete, võtab auto tõepoolest juba lausa külje ette sellel raskel rajal ja Aare Teder hoidmas siis juba pärast 3. ringi 4. kohta. Vahepeal oli katkestanud number 44 Maanus Pärn Tartust, aga võistluste liidrina jätkab siiski number 22 Marek Piigli. Ja nii läbitakse tema juhtimisele lausa 4 ringi ja nagu öeldud ju tegelikult finaalides tuleb sõita 6 ringi. Tema järgi number 51 ja Võrumaa sõitja Leho Laidver. Aga päris juba viimastel ringidel ei tule enam Marek Piigli ja liidripositsiooni haarabki endale juba number 51 Leho Laidver. Sest tõepoolest mehed ja masinad pidid sellel raskel porisel rajal, kus juures vihmasagarad kessid iga võib-olla tunni ja veel vähemgi järgi väga tublisti vaeva nägema, et seda sõitu enda kontrolli all hoida. Siin veel Marek Piigli ees, aga see on ka viimast korda, kui telepilt ja üldse pealtvaatajad teda liidripositsioonil näevad. Kahjuks mehe sõit on tõepoolest just viimasel ringil nii kustunud, et nagu ta ise pärast ütles, ei suutnud ei masin ega mees ise sellest porimülkast nii kõvasti läbi suruda ja jäi auto raja äärte. Number 42 heas tõusvas tempos sõitnud Aivar Tedel ja kindlalt sõitnud ja temale ka tänutäheks sellest sõidust juba ka teine koht võitja siis Leho Laidver Võrumaalt. Ja number 42 Aivar Teder, teine. Nüüd siis veopagid ja selles klassis peeti ainult A-finaal ehk põhifinaal. Kõik koos kohale tulnud sõitjad said ka asetuse finaaliks. Ja asetus oli siis järgmine. Number 2, kõik eelsõidud võitnud lätlane Tainis Leimanist. Number 77, Andrus Tiideberg Valgast. Number 7, Andrus Sooniste Rakverest. Teine rida, number 66, Rudolf Sarv Valgast. Number 1, eelmise aasta Eesti selle klassi meister Kaido Kettenberg Tapalt. Ja viimasena number 23, Vahur Lillemann Valgast. Stardistab kohe hästi minema number 77, Andrus Tiideberg. Tema järgi kohe lätlane, kes on 2 korda eelnevatel aastatel sellesama Roosikakrussi võitnud.
Tainis Leimanis, eelmisel aastal oli teine tema poeg Bruno Leimanis, sellel aastal kahjuks ei saanud mees pagi nii hästi korda, et tõepoolest Roosikule tulla. Ja Andrus Tiideberg siis seda sõitu juhtimas, teisel kohal number 2, nagu öeldud, lätlane Tainis Leimanis, kolmas number 66 Rudolf Sarv. Loomulikult ihkas Roosiku publik näha Eesti mehe võitu, sellepärast ju, nagu eelpool öeldud juba, lätlane on 2 aastat järjest seal oma mehetegusid teinud ja võidu Lätimaale viinud. Seepärast ka Eesti publik tugevasti pöidlad pihku hoides ootas, et Andrus Tiideberg suudaks ja jõuaks seda võitu ja sõitu hästi sõita. Number 23 Vahur Lillmann Valgast hetkel siis sõitmas 4. kohal. Kahjuks pidi võistluse pooleli jätma eelmise aasta meister Guido Klettenberg, kelle pagi ei läinud tõepoolest nendest raskete tõusudest enam üles. See-eest väga hästi ja jõudsalt number 77 Andrus Tiideberg seda sõitu juhtimas.